No nii, räägime siis natukene sellest autosuvilatest, mis ta on, mis keegi on. Autosuvilate puhul on siis need 3 põhilist või 4 põhilist keremarki. Camper, mis tähendab tavaliselt seda, mis on siis ehitatud väiksemate kaubikute sisse. Transporterid, jumpid, kõik need siuksed asjad, mis on hästi pisikesed. Järgmine on vannid, mis on siis juba suuremate sees. Tugatud, bokserid, Manni omad, mis ta on, ja siis Crafter ja Sprinter. Ja Alcovenid me teame kõik, Alcoveni puhul tähendab siis see pealmagamine. Poolintegreeritud on meil siin, ehk nina väljas ja täisintegreeritul on siis, mõningad teavad väga hästi, et temal on siis kogu see esiosa on ära kaodatud. See sõltub nüüd sellest, et siin ka sõltub erinevalt, kellel on raam vahetatud rohkem, kellel mitte. Ehk need Cartagod, need omad ehitatakse tractor pullheadi peale. Tractor pullhead tähendab seda, et originaalsed alusautot on nii palju. Siit edasi tuleb juba teine raam, teine tootja. Cartago kasutab Alco raami, Haimer kasutab SLC raami, Adrial on Supersonikud, Sonic Supreme'il on ka Alco raam. Ehk siis sealt tuleb teine auto edasi, seal hakkab juba raskuskesemid ja need veel rohkem mängima rolli. Poolintegreeritul on siis see esiots jääb rohkem kabiini alles, aga tagaosa võib siis samamoodi erineda. Võib olla Alco raami peal, võib olla SLC raami peal, võib olla originaalraami peal. Alcovenit me teame. Nii palju võin siin reklaamijutuks vahepeal öelda, et Adria Coral XL Alcovenina on kõige minu meelest vähemalt praegusele turul liikuvatest ühtegi nii ilusat Alcovenit ei ole. Et tal see paun seal peal nagu üldse ei sega ja kusjuures ega ta selle kütuse kulu ja sellega, sest paljud inimesed ütlevad, ma ei taha see paunaga autot, see võtab ramedat kütust. Seal mängib rolli hästi palju selline pisidetail nagu aerodünaamika, mida tavaliselt inimesed ei kipu aru saama, et autosuvilatel aerodünaamika mängib rolli. Siin on siis see vänn, mis on ehitatud kaubiku sisse, mis tavaliselt otseselt vänniks loetakse veel seda, mõned on natukene kõrgemaks aetud, nagu siin Affinityl on mitte Ducati originaalkatus ja tagamise otsad võivad olla sõltuvad nüüd just eriti, kui me räägime Crafteri Sprinterit, tagaotsas on paunad väljas, et mahuks põigiti magama osadele. Ja see nüüd on camperid, ehk siis need väiksemad minivännid, millel on kas siis on siis ülestõstetav katus peal või ei ole, see on selline, kuidas kellelgi. Nüüd, mida jälgida välisel vaatlusel, kui need autosuvilaid vaadata? Nagu ma ütlesin, nad on kõik ühesugused. Nendel ei ole nagu suurt vahet, mis sa vaatad. Fiat, Ford, Mercedes, Renault, eks ole, Citroen ja siis on nad kõik ühesugused, hinnavahed erinevad. Samas on see, mida tasub jälgida, eriti just poolintegreeritud. Need pisikesed üleminekud. Kas see üleminek on selline sujuv? Kas see üleminek on selline järsk? See on aerodünaamika. See võib väljendada tuulevihinas, see võib väljendada kütuse kulus päris korralikult, kõike selliseid asju. Täisintegreeritud busside puhul on näiteks sama asi. Sa pead jälgima, kuidas ta on. Mõnedel on näiteks esiotsad on laiad, esirattad istuvad kuskil kõhu all. Siin Cartago ja Haimer näiteks kasutavad kohe, et neile pannakse laiemad esisillad alla. Seal tuleb teha see laiendatud sild. See on kallim tellida alla, aga saab odavamalt jälle mõni 1000 eurot, mis tundub auto hinna vahel. Aga tegelikult see väljendab sellised asjad. Pluss nad vahetavad kohe esiamordid ära. Haimeri puhul paned pikem, laiem on see, et sul on stabiilsem auto. Ainuke koht, kus see autode suvilate põhiviga on nüüd, praegusel ajal on väga vähe neid tootjaid, kes kasutavad kitsast tagasilda, ehk siis nagu nendel on 230 lai, tagarattad on servas, nagu siin kõikidel vaadata, siis mingi aeg tagasi veel on tootjaid, praegult nagu enam ei ole, kellel on kitsad tagasillad, ehk see sama asi tuleb probleemiks tagasilla veolistel. Kitsast tagasild, see on elementaarne füüsika, sinna me jõuame. Üks väga oluline asi, mille peale keegi tavaliselt ütleme esmavalikute puhul ja isegi kui on teine auto, võib-olla isegi rohkem, kuuled, mis sõbrad räägivad, kuidas see matkaauto käitub sõidus. Küll ta kõigub, sul tuleb veokas mööda, ta paneb ikka niimoodi, et on paha olla, niimoodi kõigub. See tegelikult tuleb 2 pisiasjast. Esimene asi, mis on, nendel on erinevad, on teljevahed. Standardpõha baasil Ducati Citroen ehk siis PSA grupi põhjadele pakutakse 2 teljevahet. 380 ja 405. 380 teljevahe maksab grammi vähem. Mida sa saad sellest? See on 25 senti. Ripub see osa rohkem üle. Sama pikal autol. Nüüd, kui see taha otsa midagi panna, esiots läheb kergeks
Ja siis tuleb jälle see sama jutt, et esisilaveoga autoga ei saa kuskile minna, see jääb kogu aeg kinni. Ma ise sõitnud esisilaveoliste matkakatega 20-st, peaaegu kõik on esisilaveolised, võib-olla 2-3 tükki on tagasilda olnud. Ma vean viimasel ajal 1,5 tonnist Taagist ka veel järgi. Ma sõidan aasta ringselt ja ma olen talvel istunud kinni 2 korda õige kaalujaotusega autol. Oli üks auto mul vahepeal, millel kaalujaotus oli kehva, ma istusin kogu aeg kinnidega. Teistel, mille kaalujaotus on õige, esilaveoline ehk tegelikult veel täisintegreeritud läheb veel vähem jääb kinni, kui tal on veel nina raskem, esiklaas ja kõik on eespool. Ehk jälle see kaalujaotus, kui ta siit ripub üle, esiots kerge, ta ei lähe kuskile. Nüüd järgmine asi, mis tuleb probleemiks, on raskuskese. Sellisel autol võib kõikuda raskuskese nii palju, mis on tegelikult, kes vähedega autoga sõitnud on, teab, mis tähendab raskuskese. Mida kiirem auto, selle raskuskese läheb alati allapoole. Seal lähevad insenerid, kulutatakse meeletuid summasid selle jaoks, et saada sealt võib-olla nii palju raskuskeset kätte. Võidusõiduautodele nad saavad sendi madalamaks, saavad 5 milli madalamaks, nad on juba kulutanud sinna 100 000 tunde selle välja arendamiseks ja nad on nii õnnelikud selle peale. Siin samamoodi selle töö ehituse peal. Kõige lihtsam matkaauto ehitus on see, et sa võtad selle originaalalusraami, paned sinna veel üks 10 senti puksi vahele ja tõstad ühe põranda peale. Ja siis paned kõik kogu see tehnika, kõik veepaagid, kõik asjad laod veel siin otsa. See raskuskese tõuseb siia poole. Nüüd, jah, sa kulutad, tehas kulutab rohkem raha, auto läheb natuke kallimaks. Järgmine variant, lastakse siit see 10 senti allapoole. Et sul on aste kohe peale juhi istumist. Sellega tuleb järgmine probleem. Tagaistujad istuvad laua ääres normaalselt, ees keerad toolid ringi, jalad ripuvad üle. Jälle ebamugav. Nüüd, kui sa näed rohkem vaeva, viid selle ühe põranda peale, veel topelt põranda peal, kõik tehnika viid see 2 põranda vahele, auto raskuskese kukub. Sõidumugavus läheb hoopis teiseks. Ja see on pisi asi, mille nagu algselt ei oskaks nagu tähelepanu pöörata, aga see tegelikult praktilise olukorras mõjub väga palju sul igasuguse sõidupraktikale. Siit raskuskeseme koha pealt ma võin veel öelda, tagasilaveolised autod, hästi head, hästi mõnusad, ei jää kinni, mul on ka olnud, andis teda kinni sõita, ei olnud peaaegu võimalik talvel. Häda on selles, et tal on rattad, hakkavad alles siit pihta. Nüüd tal on topeltrattad, mis lõpevad siin, tal on vedrukamm on siin, autotsenter on siin. Sealt ei saa midagi muud tulla, et tal on see laius on nii palju, see kuut kõigub peal niimoodi, et mitte midagi teha ei ole. Ma enda omaga katsetasin nii kaua, ma tegin kõik asjad, mis teha saab. Laiendasin tagasilda, panin õhkvedrustusi, jäigemaid, lisasin lehti, tegin kõik, mis vähedegi sai. Ja lõpuks ma viisin selle auto maha, sellepärast abikaasa ütles, et maale ei meeldi mere peal sõita. Täitsa võimatu oli. Nüüd pisi asi, aga keegi ei pane tähele, seal on üks ja sama mees, 2 erinevat autot. Et mõnest sa lähed uksest sisse niimoodi, et plumps, teisest lähed see nagu normaalne mees sisse. Pisi asi ei oska tähelepanu pöörata. Siis samamoodi on see, et tal on varbad siin vastu astmelauda, tal on natuke kanda üle. Sees on 2 astet, mis on nii palju ruumi. Sa lähed sisse välja tuleks natukene, jalg on märg, väga hästi saab kukkuda. Tasub tähelepanu pöörata, tegelikult algselt ei oskaks nagu vaadata, et mis sest on, aga niimoodi hakkad vaatama, siis tuleb natuke jälgida, mida on, et pärast praktilise elus neid asju vahetada ja lisada, kõike on võimalik ümber ehitada, aga kas see rahanumber enam siis ei ole enam üldse see. Nüüd sees. Sees tuleks panna rõhku ehituskvaliteedile. Mida tähendab ehituskvaliteet? Kõige lihtsam on seda asja vaadata niimoodi, et kui teha mingisugune kapp lahti või asja võtad uksest kinni, tunned, kas ta on tummine või ta on niisugune vedel. Järgmine asi, libistada mööda serva, kõiki kante asju, palju on seal vaeva nähtud selle kantimisega. Kui see on ainult esmapilgu asjad on ilusad, nii kui sa paned käe natuke tahapoole, kõik on kantimata karused, see tähendab seda, et keegi ei ole viitsinud rõhku sellest ehituskvaliteeti panna. Siis, mis on tähtis, on igasugused mahtuvused asjad, et sa pead proovima asjad ära, kas sa mahud igale poole. WC-d, dušid. Mul on niisugune hea enda järgi katsetada väga palju autosid, see pindala on piisavalt suur. Et
ma praktiliselt ütleme niimoodi, et ma tean siin meie valikus olevatest mudelitest, ma olen kõik läbi istunud, paljud on läbi istunud, proovinud, kuidas seal WC poti peal. No näiteks on väga tore variant, ma siin tean isegi ühte inimest, kes peaaegu 200 000 maksis auto eest, käib WC-s uks lahti. Ütleme niimoodi, et sellised muud variantil laps saab käia uks kinni. Muidu lihtsalt puht füüsiliselt sa ei mahu sinna sisse. Noh, see on niisugune, algselt vaatad, mis sest on, eks ole, aga kujuta ette, kui sa pead kõik oma toimetused tegema uks lahti. Ja okei, sa paned selle ukse siia vaheks kinni, paned siit veel ühe vahe ukse kinni. No pagan, sa lähed WC-st, tahaks oma toimetuse ära teha, mitte selle ehitada pool päeva, eks ole, ustega. Dušš samamoodi, tuleb sisse minna, pöörata, vaadata, kas sa mahud seal pesema. Asi, millele muidu tähelepanu ei pööraks, aga kui sa niimoodi käid ära, kui sa esimesel reisil saad aru, et noh, pagan. Või siis on niimoodi, et pesed ühe poole ära, siis tuled välja, keerad ringis, pesed teise poole ära, eks. See ka ei ole nagu elu. Nii, nüüd me jõuame kütteseadmete kohta. Tegelikult kütteseadmed, ALDE kütteseade, ehk siis vedelikkeskkütte, õhkkütteseade. Vedelikkeskkütteseadmega tavaliselt seda probleemi eriti ei ole, sellepärast, et tema on pandud ka jälle. Peaks olema keskel, esiteks see kütteseade peab alati asetsema keset autot. Kuskil siin, selles tsoonis, mitte selles tsoonis. Sellega tuleb, seal on nüüd vahet ei ole ALDE või ALDEga muidugi see probleemil on nii suur, õhkkeskküttega on see probleem kohe eriti suur. Esiteks, mis teeb siinne kütteseadme? See probleem tuleb sellest. Ta on teil voodi all. See on niimoodi, et eespool magaja karjub. Sooja juurde, külm on, eks ole, sa keerad kütet juurde, sina viskad aga leili seal taga, eks ole, ta tiha välja. Või siis on siin normaalne, ees on hambad plagisevad. Et see on nagu see esimene. Järgmine asi on see, et ta on sul voodi all. Truumaküte ei tee suurt häält, aga ta ikkagi teeb häält. Ja kui iga kord see plek, läheb sul seal all käima, ta hakkab häirima mingi moment. Järgmine asi, mis ta annab selle asetuse veel juurde, on veel järgmised plussid. Eriti uuematel, millel on CP Plus kütte juhtimispaneel, millel on ventfunktsioon. Uuemad, see on juba nüüd siin 2.6, 2.7 alates, mälu mind ei peta, oli vist Roometimaad. On see ventfunktsioon. Ventfunktsioon tähendab seda, et see töötab siis, kui autol ei ole sisse lülitatud ei küte ega veeboiler. Ta lihtsalt paneb õhu ringlema. Ma ise kasutan seda hästi palju. Kui see kütteseade on nüüd siin, siis me kõik teame seda, et selle esimese konditsioneeriga tekib see efekt, et ta jõua, umbes siiamaale jõuab, aga edasi ta enam ei jõua lihtsalt. Tuleb Moskvitsi efekt. Moskvitsid me kõik teame, et olid külmad autod, kes siin vanusest teavad, eks, kes ei tea, on võib-olla vanaisa käest kuulnud, eks ole. Aga oli Moskvitsil 2 mudelit, mis olid soojad. Üks oli pirukakärra, teine oli kastiga. Nad olid poole väiksema salongiga. Selle ta jõudis ära kütta. Nüüd siin tuleb sama efekt, aga kui see kütteseade on siin, see truuma eest kliima, konti jõuab siiamaale sooja anda, külma, sa paned selle ventfunktsiooni peale. Ta võtab siit selle jaheda õhu, ajab mööda bussi ringi. Tere bussi on jahe. Kui ta on nüüd siin taga, sa paned sama funktsiooni peale, siis ta lükkab sul sooja õhku ette, siis läheb eest palavaks, siis päev otsa käib see ringlus, enam kui õhtuks saad mingi tunde kätte. Järgmine variant on hea kasutada, mida ma kasutan ka ja soovitan alati, on talvel. Talvel ta päris ei tööta, aga ütleme praegune ilm nagu Eestimaa viimased kevaded talved, no ühesõnaga selline +10 peale. Sa ei pane, tagumist kütet on jälle vaja panna see gaasi pealt või mille pealt see tagumine küte on vaja tööle panna, sest see salongi ei jõua soojaks minna. Ta läheb ebamugavaks. Nüüd sa paned selle ventfunktsiooni peale. Ta võtab eest mootorist tulevad kütte sooja õhu ja ajab ringi. Sa ei pea sinna nii palju nuputama mingeid lisakütteid, diisleid, asju vahele. Sa sõidu ajal saad sellega tegelikult gaasi kokkuhoius päris korraliku. Ehk siis see kütteseadme asukoht tuleks nagu väga jälgida nendele masinatel. See on tõesti, esmapilgul on see, et ei pöörakski nagu nii palju tähelepanu, aga ma võin teile öelda niimoodi, et kui selle olete pärast jätnud 2 silma vahele, te kasutate, siis jah, peale esimest jahedat tööd tuleb meelde ja saate aru, mis see tähendab. Samamoodi on õhu liikumine, mis on tegelikult on kõikides autosuvilates, mis on normaalselt ehitatud, on õhu liikumine. Nende küttepõhimõte on nüüd selles, et ta annab alt sooja ja tuleb siit mööbli vahelt igalt poolt, ta tuleb üles. Nüüd on tähtis on see, et kõik kapid, kõik siuksed asjad on seinast eemal, see on alati mingi 4-5 mm vahet. Nüüd samamoodi on tagumised voodi otsad. Seal on selline vineerplaat, millel on 5 mm vahet. Kui seda ei ole, siis külma ilmaga see sein läheb jahedaks.
sealt võib sooja anda, aga tagumine ots läheb jahedaks, sooja õhk ei pääse ülesse, sest elementaarne füüsika on samamoodi, sooja tuleb alt üles. Ja sellega see õhuringlusega see kütmine on nagu hoopis teine asi. Nüüd, kui me räägime nüüd premium-klassi masinatest, nendel on alumiinium kestad ja see sisemise alumiinium, ütleme see jäikus on kerel ka muidugi tugevam, kui ta on mõlemalt poolt korralik alumiinium, selline premium-klassi autodeks loetakse, kui tal on 1,2 milli alumiiniumit mõlemil pool. Mitte Coca-Cola purgid mõlemil pool, et see on niisugune nii ja naa. See on sama tugev kui tavaline. Lihtsalt see alumiinium siit alt läheb soojaks ja ta on terve sein radikas. Eks õhuringlusega veel kütte on parem. Nüüd järgmine või viimane asi, mis on täisintegreeritud busside puhul, on see õhu liikumine ees. Kui ta on sellise ehitusega, täisintegreeritud buss, see esiots on hästi kaugel. Kui seal kasutatakse ainult FET-i originaali või siis alusauto originaali, kütteseadet, puhumist ja kõike seda, siis see talvisel ajal ei jõua teil esiklaasi puhtana hoida. Selleks on alati lisad. Aga see sõltub jälle tootjast. Siis ta jõuab seda asja üles välja ilusti puhtana hoida. Et nagunii on, ütleme kõik, kes on kokku puutunud, siis ma võin ühe soovituse anda oma praktikas. Kui seal on rohkem inimesi on sees, siis esiklaasiga, suur esiklaas, rohkem inimesi magab sees, kui väljas seda talvekatet ei viitsi peale panna, läheb märjaks seest. See on mõnus, on see lapiga kuivatada kogu aeg. Ma ammu tegin selle asja, et ma ostsin selle kärtsi raknapese vimuri. Surts, ilusti korralikult tõmbad, see on esiklaas ka seest, alati maasikat puhas. Hästi lihtne asi, aga hästi mugav kasutada. Nii, ma siin jõudsin juba vahepeal ära, aga kordame üle, et ma siin jõudsin oma jutuga, et see mööbli ehituskvaliteet on see, mida tasub jälgida tõesti. Inged, kõik niisugused asjad, kui siin lahti teha, nagu ongi, et võtad ingest kinni, võtad kapi lahti, proovid. Mitte kohe jõuga, aga kas ta on nagu või uks. Ja samamoodi, nagu ma ütlesin, siit servast lükkad käe tahapoole, katsud seda viimistluskvaliteeti. Uksed, sellised suuremad uksed, sealt tuleb ka vahe ära, kui sa võtad uksest kinni, kas uks on selline või ta on ju tummisem. Sellest tulebki niisugune pisiasi, mis on paljud asjad, inimesed oled, näiteks premium-klassi autod tänapäeval 3,5 tonnisena, mis loetakse õigeks premiumiks, neid kokku lugeda vist 2 käe sõrmedel üldse Euroopa tootjates. Sa ei saa paberist ehitada head asja, et see kaal kätte saada. Ja kui sa hakkaks seda ehitama, on tänapäeval hästi palju kerget ka materjali olemas, aga see hind läheb nii paigast ära, et seda keegi lihtsalt ei maksa kinni. Et ükski tehas ei hakka sinna arendust panema. Et seal ongi nüüd see, et kuskilt tulevad see materjalide vahe. Siin on, kui me nüüd räägime selle ehituskvaliteet sellest premium-klassi autode puhul, Cartagol on mööbel kruvitud, tapitud, tappide vahel on liim. Seal seda mööblinaginat 0. Haimer, kõik on kruvitud, vilt on vahel, Haimeri kest on nii kõva, et ma olen sõitnud Haimeriga off-roadi, kõigutanud 3 ratta peal autot, kraavi serva peal. Kõrvalistuja pöördalus hakkas nagisema, mitte mööbel tagant. Nüüd, nagu ma rääkisin, pesuruumides mahtumine, duširuumides asjades. Et proovida, te ei pea minema sinna toimetama, aga keerata see WC-pott endale õigesse asendisse, panna uks kinni, vaadata, kas saab kõik oma toimingud duši all igal pool ära teha, mahub kätega liikuma. Et see on asi, mida tasub jälgida. Voodid. Piisavalt pea- ja jalaruumi ja kõik nii sellised asjad. Ehk seal on, tähendab seda, et kui sul on voodi, kas sa saad siin normaalselt, ütleme päris pikemad mehed igas voodis ei istu niimoodi päris sirge seljaga, aga sa saad normaalselt enam-vähem püsti tõusta, mitte niimoodi, et sa pead sealt põigiti välja ronima või hullemad versioonid on, ma tean kunagi, on masinad, mis ma olen näinud, on see, et suurem mees läheb taha voodisse, siis ta ringi keeratud, tuleb välja, läheb teistpidi tagasi. Lihtsalt võimalust ei ole. Madratsid. Katsuge, proovige istuda, visake pikali, vaadake, kas ta vajut, laske olla see mõned minutid peal. Kas ta vajuta läbi või ei vaju? Ja kõiki madratsid saab vahetada, kõik asjad saab teha, aga seda lõpuks on see, et see lisakulu hakkab ära tasuma. Nüansid, mida tasub nagu jälgida. Ja pluss on siis näiteks see, et eriti käib see nii-öelda Queensbed mudelite kohta, meil on see keskelvoodi. Nende voodi mõõdud antakse tavaliselt, siin hea näidata. See voodi mõõt antakse siit siia, see 1,95 m, aga see on selline nii pikk. Ehk siis seal siinpool servas magab inimene, kes on seal, ütleme, kui siin on 1,95 m, ma mahun ilusti ära, ma olen siin 1,70 m mütsiga, eks ole. Ja ma mahuks ilusti ära, aga siin nurgas on mul 1,65 m juba, kus mu jalad on. Mul ripuvad jalad üle serva. Nüüd istmed.
samamoodi, nii tagumised istmed kui esimesed istmed, eriti just me räägime tagumistest praegu. Kui me võtame niimoodi, et siin on pilt Kartaagosse natuke teine, aga ütleme, et ka soodsama otsaja masinad, keskklassi masinad, entry-level masinad, nende puhul on samamoodi, nad tunduvad visuaalist kõik sellised. Aga kui sa istud sinna peale kahes erinevas, see on vahe sees. Kõik sõltub, mis jäikusega näiteks selles samas, sellises istmes võib kasutada ühte porolooni või kahe erineva jäikusega porolooni. Ja hoopis istumise mugavus on vahe. Sa visuaalis seda ei näe. Järgmine asi on see, et kui sa paned kergema odavama porolooni sinna sisse, siis aasta-kahega tugevamalt kasutajatel isegi esimese aasta poole teisega nad on sellised lötsis. Ma olen siin aastate jooksul neid masinaid rentinud, auto on olnud sõitnud siin 100 000 peale, 3 aastat rendis olnud. Mul on siin kliendid ostnud, kuule, kus sa selle istmepadjad uued said? Et mõtlesin, ma ei ole istmepatti vahetanud, näed, mul hakkab riia vaikselt ära kuluma. Istmepadi on omas vormis. Et mul ei ole. Siis on esiistmed. Kui me nüüd räägime just eriti poolintegreeritud, täisintegreeritud on alati esiistmed vahetud, kuna on turvavööd siin. Poolintegreeritud vännid. Esmapilgul praeguse seisuga peaks kõikidel olema enam sellise pilguga istmed. Nüüd siit tuleb väike vahe sisse. Paljud vahetavad jälle, normaalsem tootja vahetab ära terve istme, mis on tugevam, hoopis teise külgtoega. Odavam versioon on sama võtta see kaubiku, eriti just tugatute puhul esiiste, kus on see plastmass peatugi. Sa paned siia svammi peale, tõmbad selle katte peale, sama asi. Jälle. Mõnisada eurot kokku hoida, aga kui sa sõidad seal pikemalt, sa kohe tunned. Nendel istmetel on külgtugi parem, põhjatugi on parem, hoopis teine istumine. Ehk seda peab proovima. Mis on veel istmete puhul, mis käib nüüd täisintegreeritud busside puhul, on väga suur asi. Tuleb istuda sisse, eriti juht, ja vaadata peeglitesse. On olemas versioone, kus sa saad vasakule poole peeglisse vaadata, selle jaoks saab ette kummardama. Sa muidu ei näe siit välja. See on sellised asjad, mida tasub nagu jälgida. Sa ongi see istuda igas asendis, proovida, kuidas ta on. Ja mitte sekundi istuda, vaid seal ikka 3-4-5 minutit istuda ja proovida, kuidas sa tunned ennast. Siis, kui see istumine alumine osa ei ole hea, siis tunneb selle kohe ära. Ütleme niimoodi, et oma tagumine pool annab hästi ruttu teada, mis toimub. Nüüd, kui me jõuame täisintegreeritud busside juurde, siis mis on täisintegreeritud busside puhul kõige olulisem asi? Kui lõpeb siin see originaalarmatuur, mis edasi tuleb? Siin, ma võin teile öelda päris rahulikult sükest asja, et ehituskvaliteeti väga paljus osas ei pane paika hinnaniplik. Kuidas see üleminek on tehtud, palju siin on vaeva nähtud? Esimene asi, millega saab seda ise aru, kui paned käe külge, sa katsud käega, mis seal on. Kuidas ta tundub? Kuidas ta on? Koputad. Et kas sa, kui võtad kätte, koputad, kas ta on niisugune tummisem või sa koputad tühja plastikut. Sa saad kohe aru, et kas seal on taga või midagi, kuidas ta käitub. Siis on optiline üleminekud, kõik asjad. Siis on niisugune pisi asi, et palju on see kalle, kuidas su väljavaade jääb. Kas sul jääb normaalne väljavaade sealt autost või mitte. Et siin on, Kartaago ennast sellega nüüd väga rõhubki sellel, et Kartaago on ainukene, kellel on nina ette, juhi astme kohalt vaatamine ainult 2,8 meetrit ette, sa näed. On teised sellised, mille sa pead 5 meetrit, mille sa ette näeksid, mis sul nina all toimub. Ja samamoodi on see peeglite asetus. Praegalt on läinud mingil määral päris populaarseks need ära kaodata ja panna kaamerad. See on maitse küsimus. Ma tulin praegu üle 3000 kildi ilma kaamerateta, ma nendega sõitu. Mõtlesin alguses, et teeks edevaks, paneks kaamerad. Sõitsin trippi ära, sügasin kukalt. Leidsin, et mul on selle 3000 euroga midagi muud teha. Põhjamaa, kus me oleme, Põhjamaades, talvel kasutamine on, väga soovitan talve kasutamine, on üks mõnusamaid, eriti kui on ilus talv, üldse käia looduses. On nüüd see põhiprobleem, normaalolukorras ei tohiks olla probleeme soojaveega. Ma räägin normaalolukorras, aga on tulnud ette ka nendega, et oleneb kõik, kus see paigaldatud on. Kõige suurem probleem on mustaveepaak. Mustaveepaagi puhul on nad isoleeritud, väljas kõhu all praktiliselt 80% autodel. Isoleeritud, nagu ma ütlesin, on nad samamoodi sealt võib-olla 70% autodel. Nüüd, kuidas neid köetakse seal väljas?
kui tal on siin all 160 vatine isolatsiooni all vastu paaki 160 vatine 12 voldi küttekeha, mis võtab teil meeletult akut, aga üle -50 ta lõpuks väsib ära. Ta ei jõua kõike ära hoida. Nüüd järgmine variant, mida soovitatakse, hoia lahti. Nad tead sisse jääks. Põhimõtteliselt väga õige mõte. Keegi teab, kuidas jääpurikas tekib. Niriseb, niriseb, niriseb ja lõpuks saab täis. Kui sa ei seisa kaua ühe koha peal, pidevalt liigud, siis jah, see toimib. Aga see on asi, millega sa pead jälgima. Järgmine asi on see, et kui sa pikalt täpselt niimoodi kogu aeg lahti sõidad, lased neriseda, kraanid on plastikkuulkraanid. Sealt tuleb kõik see seebi, rasva, vesi veel läbi. See jääb kinni mingi moment. See keerad selle puruks. Siis kui sul on vaja kuskil kinni panna, sa ei saagi enam kinni panna. Järgmine probleem. Nüüd normaalolukorras, et see toimib meie kliimas. See mustaveepaagi soojustus, et on, neid köetakse õhkkeskküttega. Ehk ta on siis veepaak, seal on õhuvahe ja see on isolatsioon. Ja sealt samast vahelt tükatakse veel läbi see sama truuma õhk. Ma olen kunagi Aadrel proovinud 2012, ma olin Lapis. Peale selle 28 kraadi külma. Ise ma sellega tegelen hommikust õhtuni. Ja siis ma mõtlesin, et tegin Mustamäe kraani lahti, mõtlesin, mis sealt tuleb, et panin näpu sisse soe vesi. Mul ei olnud probleemi, et mul oleks ära külmumist või midagi. Lasin selle välja, mul oli kõik korras. Järgmine variant, mis on nüüd, kui on aldevederikes kütte, siis jookseb alderadikas siit seest läbi täitsa. Ja hoiab teda soojas. Need paagid ära ei külmu. See Mustamäe asi on päris tähtis. Samamoodi on see, et kui sa hoiad lahti, talvel, seisad mingi nädalavahetuse ära, külmema ilmaga. Sa saad põhimõtteliselt hakkama. On see, et see sõltub su kaldest, kuidas sa pargid. Nüüd see vesi jookseb sul. Sul võib olla niuke liustik, et sa hommikul tuled autost välja, käid selin. Sa ise tekitad ümber liustiku või on täpselt niimoodi, et sa hommikul minema. Haagissuvilate puhul põhimõtteliselt käivad kõik samad asjad. Välja arvatud siis võib-olla need raskuskesemed ja kõik need asjad käivad sinna sama olla, kvaliteedi vaatamine, kõik niisugused asjad, et seal nagu otseselt midagi ei ole. Ja nüüd on üks niisugune tähtis asi, mis autosõidu puhul, matkaauto puhul tuleb arvestada. On 3 põhipunkti. Proovisõit linnakiirusel, proovisõit kehval teel ja proovisõit maanteekiirusel. Vahed võivad olla ühe sama alusauto puhul. Kui me räägime, näiteks võtame nüüd siin kõige levinuma Fiati alusauto, võtame üks sama mootor, üks sama käigukast. Sõidumugavuse vahe võib olla visuaalselt sama pika, sama raske autoga, täpselt samamoodi nagu vanasti. See oli auto, see oli auto, see oli auto ja see oli auto. Nad kõik olid autod, aga sõidumugavuse vahe oli neil kolossaalne. Aga tegelikult on sealt hakkabki kõik need nüansid, raskuskesemed, aerodünaamikad, teljevahed. Näiteks siin on Fordi peal hakkab nüüd tulema, alusautona kasutatakse Fordi nüüd natukene rohkem. Nüüd uue Fordiga tuleb, sest uue Fordi teljevahe veniks pikemaks. Aadre tegi oma odavamale seeria Sun Livingule, tegi 4 demo, ütleme seda nüüd demoautot ei ole õige öelda, prototüüpi. Ja 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi, kui need põhjadega oli probleem, või polnud mille peale autot ehitada. Nad lõpuks lõid käega, ütlesid, et nad ei saanud seda autot stabiilseks ja parem ei tooda neid. Sest see Fordi raam oli lihtsalt natuke kitsas teljevahe, natuke liiga kõrge. Ehk siis samamoodi see proovisõit ideaalis olukorras avastasin ise. Ma aastaid tagasi valisin kastiautot endale ja käisin kits 3 heinakuivaja vahel. Käisin ühte proovimas, käisin teist proovimas, käisin 3. proovimas. See päev tahtsin seda, see päev tahtsin seda, see päev tahtsin seda. Ja ma ei suutnud ära otsustada, mida ma tahan. Ja ma tegin lõpuks ühe hea lihtsa liigutuse, mul keegi soovitas. Ma võtsin proovisõidud kõik ühel päeval. Ühega lõpetasin, teisega alustasin. Ja ma ostsin selle auto, mida ma teadsin, ma kindlalt ei osta. Mul see pea 10 aastat olnud, ma olen väga rahul. Ta on nii mugav sõita. Teistega, mis ma arvasin, ma oleks ostnud, polnud üldse nii mugav sõita. Ehk siis, mida ma ütlen, Eestimaa ei ole suur. Pakkujaid on, kui selle masina valik on. See proovisõit, sätid ühele päeval. Ühega lõpetad, teisega alustad. See on kohe värske tunne. Ja sealt võib olla, mis ma ütlen, sõidumugavuse järgmine asi, mis on ühe sama analoogse autoga, sõltuvate alusest. Me oleme ise siin testinud. Sisemüra vahe on umbes 20 detsibelli olnud. Ja see alati ei ole sõltunud hinnanumbrist. Ja see tähendab 20 detsibelli, kui maakeeli öelda, siis mingi istu, kui siit ära sõida, istuga autosse keera raadiot umbes 15 korda kõvemaks. Mõnes mõttes need lärmakamad autod on väga head.
sõidad, ma nägin meeste seisukoha pealt, naine kõrval midagi teeb, lapsed taga, mida üldse, mis toimub, jõle rahulik sõita. Aga lõpptulemus kuskilt see hakkab ära tüütama. Ehk need on nüansid, mida ei panda tähele, millel ei oska nagu algselt esmavaliku puhul rõhku panna, et vaadatakse üks sama Fiat, üks sama Citroen, üks sama Ford, üks sama Mercedes, mis seal vahet on. Näiteks Mercedeste puhul, Sprinteri puhul on, kui mälu mind ei peta, see on umbes 800 eurone lisavarustus, mida tellitakse tehasest. On mootori heliisolatsioon lisa, ehk siis pannakse mootori taha ja keekosti alla lisa heliisolatsioon. Seda jäetakse palju teatavalt tegemata. No sa saad ju auto hinda, kõik siit 800 eurot, sealt 1000 eurot, sealt 500 eurot, saad oma auto lõpuhinnaks allapoole. Aga sõiduvahe, ma olen käinud testisõidul 2 erinevaga. See üks pisidetail on tegemata. Ja siis oli muidugi veel vahe oli selles, et teisel oli veel teine raam ka all. Noh, SLC raam ja teine oli tavaline Sprinteri raam. No auto oli 2, ma oleks sõitnud sõna otseses mõttes sapaka ja sikulliga. Kuigi mul üks sama Sprinter, üks sama mootor, üks sama kast. On kellelgi võib-olla mingid küsimusi tekkinud. Gaasil on omad eelised, diislil on omad eelised. Diisli eelis on see, et ta on alati saadav. Samas ma rõhutan, kui need on kõik tehtud õieti. Gaasil on see, et tal on kulud väiksemad iseenesest. Gaasi miinused on muidugi jah see, et teda ei ole päris igalt poolt võtta. Et igas riigis on osaliselt erinev balloonid, ühendused on näiteks meie kasutame G12 põhiühendus, mis on sama, mis on Eestis, Soomes, Saksas ja Austrias. Osad veel idabloki riikidest, siis on neid erinevad, see on balloonid erinevad, sa ei saa neid on. See nüüd tekitab gaasile ka probleeme. Diisli miinused on, diisel on alati natuke lärmakam, see on paratamatus. Diisli on rohkem energiakuluga, ehk siis elektrit võtab tunduvalt rohkem. Sest ta õõgsüüte küünal, pump, need tahavad rohkem kui üks ventikas. See nüüd on, pluss on ta ikkagi igal juhul natuke lärmakam. Et need on nüüd 2 erinevat asja. Nüüd diisel kütte koha pealt. Ja lõhn on ka. No ütleme, kui sa nüüd praegalt, sealt me jõuame jälle, kui me kasutame truumadiislit, see on hoopis teisega, aga see ei ole sul 700-200 eurone Hiina diiselpuhuri seal vahel, eks ole. Kui sa paned selle odava Hiina diiselpuhuri sinna vahele, siis on niimoodi, et meil siin kunagi klubi kokku tulekutul ühe mehel oli Ebersbach vahel mingi vana mudel. See mees tuli sinna kokku tuleks, me peksime alati kuskil ime taha nurka, et mina haise seal oma ette. No ei olnud midagi teha, ta lihtsalt rõve diisli haisel ümber. Ehk siis nende odavamate, kallimatega tuleb siis see asi, et jah, truumadiisel on ja nüüd uus Alde diisel, mida ma olen katsetanud, mida ma olen näppinud, mida on mõned üksikud tehased alles veel kätte saanud, ma käisin Alde tehases seda asja vaatamas, on väga tasemel asjad. Nendega saab nüüd mängida. Aga jah, ütleme niimoodi, et kui minna lihtsalt diisel või see, siis mina isiklikult veel eelistaks mingil määral gaasi. On linnu, kuhu sa ei tohi minna matkaautoga. Minu andmete järgi siiamaani on need Vatikan, Monaco. Ei, seal on märk ees. Jaa, seal on märk ees. Aga lihtsalt arves sellega, et on nii väiksed kohad, sa ei mahu sinna. Ja selles suhtes see on. Aga muidu ei ole. See jutt ongi tulnud sellest linnalegendist. Järgmine asi, millest tulda linnalegendist see, et ma ei tohi matkaautoga siin seista, kui seal seista, aetakse ära. Sealt tuleb see sama asi välja, millest me jõudsime sinna Mustaveepaagi juurde. Mida tavaliselt teavad inimesed? Lähed Musta, eriti rendiga. Lähed Mustaveepaagi sõita, kes see viitsib sellega tegelikult, kraan lahti. Nüüd sa seisad kuskil. Sul on loik all. Sul juurde tullakse. See ei ole kämping, mine ära. Keegi tule ütlema, et mine pane kraan kinni. Lase jalga, see ei ole kämping. Matkaautoga ei kuskil seista, kõik aetakse ära. Ise süüdi, ma olen paar korda olnud niimoodi, et tulin, see oli vist Poolas, tahtsin ühest tanklast tulin ja tahtsin magama jääda õhtul hilja väsinud, ka jumala väsinud oli. Vaatan, Eesti numbritega auto, see oli mingi Läti numbritega auto, seisavad, siuksed loigud all. Aitab, läksin, võtsin tanklast kohvi, sõitsin veel 20 kilti edasi. Ma ei julgenud sinna kõrvale jääda. See on juba ebameeldiv, ebaviisakas. See on järgmine asi on näiteks see, et mis tehakse, kui minnakse kuhugile nendesse teersetesse parklatesse, kus kõik magavad, eks ole. Seal ei lubata magada. No muidugi, ilus ilm, mis seal on, väike markiis lahti, väike tool välja, istume seal bla, tunneme jälle samamoodi. See ei ole kämping mingi minema. Asi ei ole matkaautos. Asi on see, mis sa ise teed.
et see tegelikult on jah, täpselt samamoodi on need pisiasjad hoopis, inimesed eksivad hoopis teiste asjade vastu, mitte see, mis on need linnalegendid, mis matkaautoga ei tohi. On jah, osasid linnu on see, et jah, kus noh, ma ei tea, et ma ise olen selline hästi tuim inimene, et ma lähen igale poole. Viimane kord olin sügisel, olin Düsseldorfis, vaatan Park for Night äppi, et jõle ilus koht Reini ääres parkida, et kõik on ilusti kirjutatud, et sobib vännidele ja siis nendele väikestele autodele ja poolintegreeritudele ei sobi, ma vaatan välja, no mul täis integreeritud 8 meetrit, siin pole kirjas. No ja okei, ma mahtusin niimoodi sisse. Aga mahtusin.